tüübid kõik ärkasid hommikul, kõik 3 last tegid full fucking meigi, ma olen mingi ainsana ilme. Sul on ripsmed ja kulmud peas. So what? No, aga mul on ka ainult ripsmed ja kulmud. Jumestuskreen ei ole. Sa rääkisid, sa panid täna hommikul kätega peale, ma mäletan. Okei, mul on full glam tegelikult. Aga jah, meil on 1,5-tunnine lend nüüd ees Saksamaale, me oleme Riias hetkel ja muud ei ole, ma neid Senerik take-off klippe siia panema ei hakka teid tüütama, sest everyone does that shit. Aga jah, näeme Saksamaal. Filmi seda ära ei. Ma ei jaksa süüa. Filmi seda. Ja seda. Siidi, kas sa ei oska süüa või? Nii, me oleme Berliinis, ma pole siiamaale jõudnud kaamerat kätte võtta, me olime lihtsalt fucking starving. Käisime söömas, sõime Five Guysis oma kõhud mega täis ja nüüd lähme Primarki, sest et me oleme cheap and what not. Igatahes Primarki, veits kolama, nagu teate, siis mu Primarki sõltuvus tekkis Inglismaal ja ega see ära ka sellest saati pole läinud, nii et there it is, right there. Primark! Seidi, kas sa tahad eksponeerida ennast või? Ära näita! Näita selga korra! Aga kõnni mu ees! Siin on ülisoe, meil on mingi 26 kraadi, kõik higistame. Aga mida muud paluda suve lõputripilt? Meil on täna terve päev vaba. Homsest hakkame siis Fashion Weekidega tegelema ja lähme moeshowdele. Ja meid Seidiga kutsuti Eestist ainukesena avashowle ka. Nii et lähme vaatame, mis ägedat seal toimub. Peale seda on afterparty, ma võtan teid muidugi kaasa. Ja avastame Berliini, avastame Saksamaad ja teeme ägedat contenti. Mina kõrbenud juuksed. Minu täna õhtune outfit, ma tegelikult näiteks tuba ka, aga meil on juba korralik seapesa seal, nii et äkki homme teen korda, siis ma teen teile väikse Primarki hauli. Mu juuksed näevad nii kahusades asjas välja, aga it's part of the look, nii et go with it. Aga jaa, ma näitan sealt. Mul on siuke seelik. Siit kõrvalt on meits lahti siuke top. Mega palju igast sõrmuseid. Need on kõik Primarki eest välja võt mõned, mis mul on juba nagu kogu aeg peal. Väga kulda kaarda täis, ma ütleks. Ja ma vlogiga alustad. Oota, sa vlogid ka või? Kus sa alustad? Ma nagu isegi ei tea. Ma tean, ma olen mingi, hei vlogid Banana Bitch ja praegu ma olen välismaal, aga mitte Lätis. Saksamaal. Kuidas meeldib õhtu? Väga nice vibes. Positive vibes only. Tere hommikust, teine päev Saksamaal. Ärkasime minu meelest kõik veits väsinumana kui eile üldse. Vähemalt mina, siin on mingi allergilised reaktsioonid everywhere, aga eile sai käidud väiksel shopping-tirul Primarkis, nagu ikka, can't live without it. Raha sai kulutatud reaalselt natuke liiga palju. Ma läksin sokkide järgi ja ma tulin sealt terve kotide toodetega välja, tüüpiline. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan, mis ma ostsin. Ma alustangi nende sõrmustega. Ma ostsin terve hunniku erinevaid sõrmuseid, kes jälgib Olivia Neali või Flossit. Siis neil on kogu aeg käed siukseid kuldseid sõrmuseid täis. Eile väljas käisin, sest nad teevad näputüli siukseks nagu naiselikuks ja ilusaks. Ja siis mu lemmikost terve hunnik ripsmeid. Primarki ripsmed on ühed mu lemmik ripsmed. Esimesed ripsmed on sellised, mis ma võtsin. Need olid soodukaga ülifluffid, üliilusad. See GWA on firma, mida ma Inglismaal elades kogu aeg kasutasin. Ja siis on Primarki oma firma. Nad on mingi uuega välja tulnud, mis on veits kallim, aga need ripsmed on nii ilusad ja fluffid. Reaalselt näevad välja nagu mingi fake mink lashes. Siin on 3D allur.
ja siis terve hunnik neid odavaid versioone. Need olid siis 3 poundi eelmised, need on kõik 1,50. Siin on Full Look, Natural. Need ma väga ei meeldi, nii et ma isegi ei tea, miks ma need võtsin, kui ma praegu vaatan. Need on suht samasugust nagu eelmised, aga veits nunnumad. Ja Flutter. Siis ma teadsin, et kuna ma siin olen, ma kaasa ei viitsi võtta, et ma ostan koha pealt mingit üliodavat juukselakki Primarkist 1 poundiga. Ei soovita. Ja siis kuiv šampoon, mille kohta Diana ütles, see tuleb reaalselt välja selline kollane sealt, nii et ma ei julge vist seda ka proovida. Aga hind 1,50, you can't go wrong tegelikult. Siis ma ostsin 2 pintslid. Kuna ma ostsin kreembronsereid päris mitu tükki, siis ma mõtlesin, et ma tahan proovida erinevaid pintsleid. Seda ma neile kasutanud juba. See oli ülihea kontuuri välja blendimiseks. Ja siis ma mõtlesin kreemkontuuri. Siukse saaks ma välja ka. Need mõlemad olid 4 eurot. Ma hakkasin poundi ütlema. Need mõlemad olid 4 eurot. See on siuke flat up, hästi peenikene. Kontuuri on sellega ideaalne peale panna. Need on ülipehmed. Primarki pintslid on reaalselt ülipehmed. Tunduvad üliheast kvaliteedist. Nad on lihtsalt nii odavad. Terve hunnik väikseid patsikumme, kuna I'm trying to up my hair game, siis proovime äkki leian mingeid ägedaid juuksestiile, mida proovida. Seda ma proovisin eile juba Bake It värvis beige. See on üks parimaid baking puudreid, mida ma proovinud olen. Reaalselt see tegi mu nagu... Ma oleks nagu silmaalust ära photoshopinud, see nägi nii ilus välja. Kes jälgib Jordan Lipscombi näiteks, siis ta kasutab jumestuskreemi versiooni sellest pulgast. Mina võtsin concealeri, sest jumestuskreemi oma ei olnud. See on värvis chestnut, ehk siis see on kõvasti väiksem, aga see oli nii ilus, see oli ka mul eile peal. Bronze Whip, selline kreemias kontuur vähe heledamateks päevadeks. Ja terve hunnik huulepliiatseid. Kõik on täpselt Up My Straight värvid. Kõik need maksid 1,50 €. Primarki huulepliiatsid on ülikreemiad. Spice on see, millest on reivinud väga paljud YouTuberid UK's. Kõik kasutavad seda Spice'i. Siis ma võtsin värvi Toffee, 2 tükki võtsin. Ja 1 värvis Foxy Nude. Ja ma olen kõiki neid näinud Jordanil ja ma usaldan kõike, mida Jordan teeb, nii et... Siis ma võtsin küünelakke, kuna ma teen ise endale pikendusi küüntele, siis ma mõtlesin, et siuksed värvid nagu beebiroosa, jälle 1 euro, beebisinine 1 euro ja siis siukse peenikse pintsliga väike valge küünelakk, et mingeid disaine peale teha, sest et noh, midagi ma ei oska, aga proovida võib. Ja kulmupliiats, mida on seidi rohkem aega siin olles kasutanud kui mina, aga ühel pool on väike brush, teisel pool on imepeenikene pliiats ja üliilus värv, see on värvis blond. Eile mul oli see huulepulk peal koos Spice huulepliiatsiga ja see on vist mu uus lemmik huulekombo. Ta on hästi ilus, hele ja naturaalne toon, täpselt huulte keskele ideaalne, teeb huuled ilusaks juicy'ks. Ja see on matt, neil on igast eri värves, saad võtta glossisi, matti, tavalisi, aga need on kõige paremad. Ja see huulepulk maksis reaalselt mingi 2 eurot. Soft Focus Concealer, samuti pole proovinud, aga ma mõtlesin, et see oleks ülihea, kui on mingi siuke suurem punane punn näiteks. See tundub hästi siuke tihke konsistentsiga ja on ideaalne selle jaoks ja samuti 3 eurot. Kes on kunagi Primarkis käinud, ma võin kihla vedada, et ostab nagu neid kõrvarõngaid kindlalt 1,50 ja sa saad 5 paari erinevaid huupse. Inglismaal elades mul läksid need vahetusse mingi 6 korra kindlasti. Aga jaa, selline hunnik. Ja siis viimane asi, Primarkis sokid. 3 eurot, 7 paari. Madalaid sokke, neid läheb alati vaja suuruses 37–42. Terve hunnik neid sokke, seal on musti ka. Ja that's it. Mul on siuke tunne, et ma täna lähen käin veel läbi, vaatan, kas ma leian veel midagi, sest ma tunnen, et ma nagu ostsin palju, aga ma ei saanud palju. If that makes sense.
aga ja ma arvan, et me käime täna veel Primarkist läbi, me lähmegi tegelikult shoppama, Merilin peaks ka varsti jõudma kohale. Siis ma mõtlesin, ma näitan teile, come on, muidugi mul oli asju veel, mul oli terve hunnik aluspesu, ma teile detailselt ei hakka näitama siin. Noh, tegelikult why not? Panty haul. Tegelikult jah, vahet ei ole ju. Šokolaadipruunid, üliägeda disainiga stringid, ma siuksed ei ole Eestist leidnud ja ma olin nagu mingi I need these. Cute, 2 euri, 1 paar aluspesu. Siis 3 euri, 3 paari, väiksed thongid siuksed, leopardimustriga, valged ja siuksed muted roosad. Cute, noh, lamendad. Neid ma ostan samamoodi alati, mul on praegu ka need jalas. 4,50, 3 paari, lihtsalt pitsist thonge ja the cutest set ever, Seidi ostis täpselt sama. On siuke sinepi, kollane, oranž, veits läbi paistav praepüksikute set ja see maksis reaalselt ainult 6 eurot. What a steal. Ja see on nüüd kõik. Ma mõtlesin, ma teen teile väikse hotelli room touri ka siia otsa, ma ei tea, kui sassis meil praegu siin on. Me käisime eile restoranis söömas ja peale seda Dianal tuli veesu, aga tavalise veesu, mitte gaasilise. Sest Merilin ütles, et tema oskab saksa keelt. Ja siis ta valis mulle ilma gaasita vee välja, mis oli täielikult gaasiga vesi ja ma ostsin seda 2 tükki. Ja mul oli ikkagi vett vaja. Ja siis mõtlesime, et kuidas me leiame siis saksa keeles selle õige ilma gaasita vee. Ja kuna me teadsime faktina, et Wurzwasser tähendab gaasiga vett, siis ma mõtlesin, et Wasser, nein Wurz on ilma gaasita vesi. Aga kuna me siiski väga hästi ei tea saksa keelt ehk nagu absoluutselt tegelikult mitte, siis me küsisime mingi suvaka mehe käest, et nagu kas see on õige loogika. Ja ta ütles, et Wasser, nein Wurz tähendab ilma vorstita vesi. Nii et Diana tahtis reaalselt minna ostma vett ilma vorstita ja me saime korralikult kajakad reaalselt, sa oleks võinud seda küsida. See oleks content. Aga me saame seda veel küsida. Me saame seda veel küsida, vorstita vesi. Iga õhtu. Merilini järeldus on see, et Merilini me enam ei usalda saksa keelega. Ei usalda. Sest et noh, jah. Ta on ainus, kes on seda õppinud. Me oleme kõik vene keelt õppinud. Jah. Ja see näitab meie education systemit Eestis. Nii et mina lähen joon siis oma vorstivett veits ja hakkame liikuma linna poole. Ma pidin room touri tegema. Ma näitan korra, mis meil siin toimub. Nagu näha, siis see on minu ja Seidi voodi. Minu pool on korras. Seidi pool ei ole. Ma alles pani valmis enne aasta. Ja, nagu näha. Nii, siin on välisuks, siit tuleme sisse, väike garderoobiala. Siin on meie shoe collection, väike peegel. Mina olin esimese asjana, panin kappi kõik asjad ilusti ära, et ma ei peaks kohvrist elama ilusti ära ja siis teksad on seal mingi kägaras. Siin on meie väike kitchen area. Meil on isegi väike Nespresso-masin. Siin on nõudepesumasin. Siin on minu väga mugav ja ilus voodi. Need 2 kõige pikemat rööbisid kohe suure voodi ära on. Telekas, meil on üliäge vannituba, mulle tõsiselt meeldib see nagu pooleli jäänud disain ja ma ei ütle seda üldse sarkastiliselt. Aga siin seinad on nagu betooniga lihtsalt jäetud valmis. Räägi see läätsestory teen ka. Me tulime hommikul nagu, ma tulin hambaid pesema ja lampi. Seda ei olnud siin eile. Ei anna mitte keegi läätseid, that's the point, miks meil on läätseid. Mina käisin KSA sobil. Sa ei kanna läätsi, Anna ei kanna läätsi. Mingid läätsed lampi oleks siis see, et need on mingi kuskil põrandal. Ilusti kraanikausi peale pandud. Explain. Igatahes meil on siuke nunnud duš, sealt tuleb ülevalt vesi, kui soov on. Dianal lendas hommikul pähe. Ja siis vesi, kui soovi ei ole. Kuna siin on ülivähe nagu space'i, kus asju hoida, siin reaalselt ei ole mingisuguseid kapikesi või nagu mitte midagi, siis ma tõin mingi tooli siia. Aga jaa, siuke nunnu väike tuba, meil käib ehitus siin hommikuti akna all.
tänased õnneks pole, ma ei tea, kas see on mingi nädalavahetuse eri. Aga jaa, siuke room tour. Väike ta on, aga täpselt ajab asja ära. Merilin on teises hotellis. Meil on tegelikult üldse Airbnb ja kuna Merilin otsustas, et ta tuleb Saksamaale hiljem kui meie, siis me sebisime talle mingi teise hotelli. Ta peakski varsti jõudma siia, sellepärast meiega veel ei ole. Ja siis ma arvan, et tänane päevakava on lähme shoppama. Vaatame Mall of Berliini üle. Lähme vaatame veits vaatamisväärsusi, saame võib-olla teiste influenceritega kokku. Õhtul minul ja Seidil on About You Fashion Weeki avapidu, kuhu me lähme. Mul on outfit olemas, jah, ma olen outfit, repeater, Zoomi. Ma panen sama outfiti, mis mul eile dinneril seljas oli. Nüüd ma saan aru, millest inimesed räägivad, et ma räägin poole ajast inglise keeles. Outfiti, mis mul eile dinneril seljas oli, Zoomi. Üli fucking annoying. Aga jaa, ma panen... Oled Inglismaal elanud ka ja see... No, ma ei tea, kas see mängib väga rolli. Aga jaa, ma panen sama outfiti, mis mul eile seljas oli, sest ma tundsin ennast sellest tõsiselt ilusana. Ja siis siuke päevakava ongi, eks ma võtan teid igal poole kaasa ja vaatame, millega me tegeleme. Nii me oleme Mall of Berliinis, väiksed shoppingutuurid on tehtud. Ma kaotasin mõneks ajaks teised tüdrukud täiesti ära, sellepärast, et ma olin ulmemissioonil WC leida. Lõpuks sain sellega hakkama, teised tüdrukud jäid maha must. Diana, aitäh, et sa mulle 50 senti andsid, sest siin ei saa lihtsalt mitte kuskil WC eest sentides maksta. Ja nüüd ma arvan, et me oleme sööma. Me kerged söögitiirud. Ja siis mina ja Seidi peame juba tegelikult tagasi hotelli poole liikuma, sest meil on varsti vaja hakata sättima, me peame kell 6 olema juba kohal nii-öelda sellel Fashion Weeki toimumisalal. Seal meist tehakse testid, meile tehakse koroonatestid ja siis pidu ise hakkab alles kell 8 ja muud ei olegi väga, siin on üli fucking äge, ma näitan. See on nii ilus, see on nagu siuke moetanav, aga samas kaubanduskeskus. It's just pretty. Lunchtime, mul on mango kanassalat. See läheb nii hea välja ja see on nagu mega suur. No vaata Big Boy. Ja norm Big Boy, Mexican chicken wrap. Ei, lihtsalt Mexican. On lihaga sees või? Ma ei tea. Ma ei saanud aru, mis seal kirjas. See on frozen yogurt või jäätis? Ma ei tea. Is it ice cream or frozen yogurt? Frozen yogurt. Yeah. Tahan ka. Mis ma veel võtan? Ühe või Ma ei tea. Cookie dough or brownies. Väike magustaid ka, frozen yogurt, karamellikastme, cookie dough, cheesecake'i, kiivi ja maasikaga. Oh my god. On hea või? Väga hea. I'm gonna dig in now. Me lähme avashow'le, siin on see mu eilne outfit, mis ma uuesti selga panin. Siin on minu outfitikene ja maskike, very cute. We are ready, seda on after party ja I am very excited. Me too. See on nii palju pikem, me oleme Seidiga jõudnud siia About You Fashion Weekile, avashow on kohe algamas. Vihma sajab ja ma loodan, ma lihtsalt märjaks ei saa. Rahvast on korralikult. Rohkem kui inimesi. Rahvast on rohkem kui inimesi. Öeldakse nii või? Esimest korda kuulen. Aga jaa, siin on väike siuke testimiskeskus, et me kõik ikka tervena sinna sisse jõuaksime. Ja siis hakkab show pihta.
oleme kohe Punasele vaibale minemas, seal on väiksed fotograafid, teevad meile mälestuspikid, Seidi näeb nii nunnu välja, mu väike müü. Ja siis vaatame edasi, ega ma täpselt ei teagi, mis siin kavas on, kas siin nagu hakatakse lisaks lihtsalt fashion show'le esinema või mis siin toimub. Ei olnud mingit infot selle kohta otseselt, et mis siin tehakse. Aga most excited for ma olen homme, sest Legeri fashion show'le lähme ja afterparty täna. Ja täna. Ja süüa ja juua. Ja süüa ja juua. Nii, Punasel vaibal on käidud, me oleme sellises väikses mingisuguses nii-öelda džunglis, ma näitan ka korra. Siit saab sitaks laheda pildi. Ja käisime ära ja for some weird reason reaalselt esimese fotograafi taha jooksis kohe üks, kes minust ja Seidist pilti tegi. Ja kui me hakkasime seal fotograafida nagu alast ära minema ja siis üks mees tuli meie juurde nagu mingi ei nagu te maskid tagasi panete, et tulge, teeme pilti. Ja siis ma olin mingi... Ja just nagu meesterahvad. Rannamaja kuulsus nagu sellele meeldib öelda siis, aga tuntus käib temast ees või midagi sellist. Saksamaal on Rannamaja fännid, noh. Aga jaa, see oli lihtsalt väga shocking. Ma mõtlesin, me lähme sinna kõik mingi who the fuck are they, vaata mingi ära. Et üks pilt ja thank you next, vaata. Aga reaalselt, meil on lihtsalt nii dope outfitid ju siis. Mulle täiega meeldib see, aga kõige haigem on see, kui nagu sinust tehakse, ma vaatasin Liam Payne, kui sinust tehakse pilti, on ju, fotograaf teeb, siis sa oled mingi, okei, hea poos, siis unustad näo ilusa teha ja sa oled mingi, okei, hea poos, ilus nägu ja sa oled mingi, fuck, ma ei tõmba kõhtu sisse. Kõik need tuled on sul näos niimoodi ja kõik fotograafid on lihtsalt reas. Ja siis kui tõmbad kõhu sisse, siis see mõte ja see nägu, mis tekib, kui see kõhtu sees on. Ja tegelikult me tulime õue ainult ühe asja pärast, et juua saada. Siin käivad mingi kandikutega naised ringi, kes nagu pakuvad juua. Lähme sinna palun. Ootame tassi. Pakuvad juua ja ma ei ole ühtegi neist kätte veel saanud. Kahjuks. Tahaks. Nii et meie see otsingud jätkuvad. Ma arvan, mul on punakas. You wanna read an aura? Yes, please. Of course, come over. Basically, mis toimub, siin on siuke booth, kus sa saad oma aurat lugeda. Ja siis siin on igasugused seletused, et mis värvi su aura on, et mida see tähendab. Ja see on nii äge. Ma arvan, et mul tuleb sinine, sest et ma olen kuulnud, et sinine on reaalselt kõige rahulikum. See näitab nagu sügavuti, sul võib ka segu olla. Okay, that's cool, that's cool. Neid oli mul kõige rohkem. Mul oli Emeraldi ka veidikene, nii et loeme, vaatame. Saate ka näha, milline inimene ma siis olen.